Tere! Mina olen Toomas ning selles lühivideos näitan ära, kuidas kasutada tarkasid vaateid ehk Smart Viewsid vabavaaralises IFC vaaturis PIMGO Lab Zoom. Smart Viewsid saab kasutada juba olemasolevaid või vajadusel neid ka ise luua. Targad vaated on oma olemuselt filtrid, mis suudavad dünaamiliselt kuvada ning vajadusel värvida mudeli komponente vastavalt nende omadustele. Nendega saab hästi kiiresti ülevaate mudelite info kvaliteedist. Tarkonis me lisame igale projektile kaasa osad üldkasutatavamad vaated. Päris tihti kasutame sellist Smart View'd nagu mudeli uuendamise kuupäev. See näitab ära, millal mingit osa mudelit viimati uuendati. Reegel värvib kõik osa mudelid automaatselt valitud värvidega ära ning kuvab vaikimise kuupäevade järjestuse alusel. Kui mingile reale peale klõpsata, siis toob esile ainult selle osamudeli elemendid. Selles vaates on eraldi värvitud arhitektuurse mudeli sise- ja välisseinad. Sinine on välissein ja roosa sisesein. See näitab ära kiiresti, kas seinte infosisus on seinatüüp õigesti määratletud. Kui mudelit keerata, siis on näha, et osa välisseinu on puudu, mis sisult tähendab seda, et seina infosisus ei ole näidatud ära, kas tegu on sise- või välisseinaga. Mõnikord võib see olla taotluslik, kuid igal juhul see reegel annab ülevaate olukorrast ning vajadusel saab kontrollida, milles asi. Veel üks oluline reegel on IFC element värvituna. Siin näidatakse ära kõik erinevad IFC klassid eri värvidega. Kui värvireal jälle peale klõpsata, kuvatakse ainult nimetatud IFC klassidega elemendid. Neid läbi klõpsides võib leida mõndasid elemente, mis on vales klassis. Uste puhul tundub olevat kõik õige. Samuti näiteks piirded. Postide puhul tundub olevat ka enamus korras, kuid näiteks terastalade puhul võib tekkida küsimus, et kas IFC kolumn on õige klass. See võiks olla näiteks IFC beam. IFC building element proxy klass on tihtipeale see, kus on kõige suuremad segadused. See klass sisaldab nii-öelda muid elemente, mida pole väga kuskile mujale liigitada võimalik, nagu näiteks majavälised 3D kirjad või mingid fassaadi disaini elemendid. Kindlasti aga ei tohiks proxy klassis olla seinad ega ka aknad. Rattahoidjakaar aga täitsa sobib sinna. Lõpetuseks näiteks ära ka, kuidas saab tarka vaadet ise luua. Selleks tuleb vajutada sellele plussmärgile siin. Avaneb reegli loomise aken. Nimetus tuleks määrata vastavalt reegli olemusele. Näitena teeme kandvate ja mittekandvate seinade erivärvi kuvamise. Kuna meil tegu seintega, siis element type lahtrisse otsime seinte IFC klassi. Seda on võimalik teha mitut moodi, aga kõige lihtsam on klõpsata siia. Võtta building elements ja siis wall. Property tulp näitab erinevaid omadusi, mille järgi hakatakse midagi otsima. Kuna meie tahame näha vaid arhitektuurse mudeli kandvate ja mittekandvate seinte võrdlust, siis klõpsame lahti menüü ja valime summary, seejärel model. See on sellepärast, et meil on vaja kätte saada just AR osamudel, mitte EK või midagi muud. Operatori all tuleks selekteerida contains ehk sisaldab mingit väärtust ja järgmises value lahtris peaks ära määratlema, mida ta siis sisaldab. Siia kirjutame alakriips AR. Ehk nüüd programm otsib kõiki mudeleid, mis sisaldavad enda nimest tähekombinatsiooni alakriips AR. Action lahtrisse tuleks nüüd sisestada and. Kui me paneme kohe add ehk lisa, siis ta kuvab kõik AR mudeli seinad, aga ei määratle ära kandvust. Kui paneme and, siis me nii-öelda jätkame reeglit. Property all tuleks nüüd seekord valida mitte model, kuna see on meil juba reegli esimeses pooles valitud, vaid kandvus, ehk menüüs load bearing. Operatoriks tuleb seekord valida is true, ehk siis on kandev. Value jätame seekord vahele, kuna ei ole mingit tekstilist väärtust, mida sisse kirjutada, ning action lahtrisse valime seekord add and set colored. Võime valida ka teise värvi, kui klõpsame punasele lahtrile. Valime kandvate seinte jaoks näiteks oranži värvi.
Järgmisena peaksime tegema täpselt sama asja läbi ka mittekandvate seinte jaoks, erinevusega, et operatori lahtrisse teisel real tuleks valida is false ehk ei ole kandev. Aga õnneks on selle veidi pikema protsessi vältimiseks olemas ka kiirem moodus. Kui valida reegli põhirida, mis määrab elemendi tüübi, siis sellele kopeerimismärgile klõpsates ta dubleerib sama reeglit. Ja kui on kasutatud reegli jätkamist, siis kõik need read kopeeritakse samuti. Nüüd on lihtne. Tuleb vaid ära muuta 2 asja. Operator peab olema is false ning värvi muudame samuti ära, siinkohal näiteks roheliseks. Nüüd võib korra vajutada play nuppu, et vaadata, kas reegel töötab. Tundub, et kõik töötab nii, nagu peab ja võib salvestada save nupule vajutades. Siinkohal oleks minu poolt kõik. Soovitan katsetada reeglite tegemist ja ka olemasolevaid läbi klõpsida. Kõik reeglid ei pruugi igas projektis töötada, siis tuleb neid natuke redigeerida. Näiteks ühes projektis on osamudelite nimetamisel kasutatud _AR, teises AR_. Sel juhul aitab value lahtri ümber nimetamine. Aga mina tänan vaatamast ja järgmise korrani!